Kui Maris maale jõudis, tundus see esmapilgul vana ja maha jäetud kolmas. Kuid see jäi ainult oletus. Läheduses oleva maja tagant kostas heledalt pidra. Appi! Mis siin toimub? Kuule, tatt, tõmba lesta! Okei, me ei tahagi seda matšit ikka veel tegelikult seda. Juhu on kõik korras. Jah, aitäh. Ma mitte ei kuulnud. Kuule, Priina, sul on juhustus 3G. Sina oled küll lukku, mis surma. Asta, ise sul on ka peas mitu keelda. Sina pole juba surnud. No vaat, mina ei ole kunagi ujumas käinud, isegi vannis mitte. Surnud on jah. Maris jõudis oma vanast vajale, astus ta sisse ja seal ootas teda vanast. Ole. Tule Eestus. Sul oli kindlasti pikseid siin. Sul oli vaja väga tähtsat rääkida. Eriti sa kohe räägid sellest. Osi selles, et ma olen väga haigeks jäänud ja arvan, et suren varsti ära. Aga just mida ma sulle rääkida tahtsin, oli see, et pärast minu surma peab keegi mu maa talu endale võtma. Kas sa oleksid selle nõus endale võtma? Ma arvan, et olen. No siis on ju kõik hästi. Aga ma ei sega sind enam rohkem. Mine ja vaata natuke küla peal ringi. Ehk leiad midagi huvitavat. Maris jalutas taas kord mööda bussipeatusest ja jõudis külapoeni. Külapoe ees istus 3 vana meest. Noh, võta üks või? Hoia endale. Ninast sa solgi ei joo. Kuule sina seal. Sa oled vist uus. Ma pole sind siin enne näinud. Ma olen uus. No ja, ega sa eriti maaga moodi välja ei näe. Igatahes, mina olen Annale. Kuidas sinu nimi on? Mina olen Maris. Tore, mis võiksin siin ranna saada? Kuidas oleks, kui läheks sinna istuma? Ma räägiks seal natuke küla elust ka. Okei. Siin külas on üks tüdruk, kelle nimi on Maria. Ta elab koos oma vanaemaga, aga nad on päris vaesed ja seda tüdrukut kiusatakse. Kõige rohkem kiusatada minu suurepär Elisabeth. Temast on küll kahju. Peaks käima ka rohkem suhtena ja teda toetama. Lähme vaatame, äkki me leiame ülesse. Kuid kui tüdrukud olid päev läbi otsinud ja oli juba pime, otsustasid jätkata homme. Aga kui Maris oma vanaisa juurde jõudis, ootas teda suur üllatus. Maria, mida sina siin teed? Laata oma vanaisa. No nüüd siis saad aru, et Maria on su õde. Päriselt, mis sa mulle ei rääkinud? Sellele on väga kõrge seletus. Kui sa ei lubanud mul enda perega ühendust võtta ja sellepärast ma ei saanudki seda kunagi öelda kuni tänaseni. Noh, nüüd te igal juhul teate sellest. Aga ma arvan, et te tahate omaette olla. Ma sooviksin siin natuke puhata. Te võiksite näiteks õue jalutama minna. Kus sa välja on? Iga olla peab igal pool. Ma siin puues alla. Jaa.
ja samamoodi hakkas liikuma ka Anna. Natukese aja pärast said nad kõik kokku. Kui nad vaatasid aga poe poole, nägid nad midagi äärmiselt kallit. ma las ta täna jääda, aga homme saan maksan selle juttu. Jaa, muidugi. Kõigepealt räägime moega. Meil on sulle üks küsimus, et miks sa Maria ei no vaadata, kui koledad. No kes tema sõber tahaks olla? No võib-olla meie tahame Maria sõber olla, sest Maria on tõeline sõber. Just nagu meie talle, kes paluta käest vabandust. No olgu, sorry, et ma sind kiusasin. Kas ma saan uue võimaluse? No okei. Jaa. Okei, kohe tuleb. Vanasti ütles, meil on hea uus. Nii lapsed, ma kutsusin teid süüa, sest mul on üks väga hea uudis. Ma olen nüüd terve.